Tere, minu nimi on Hubert meeskonnast Team Libralures. Kutsun teid vaatama järgmist videot meie Trout-seeria peibutiste tutvustusest. Täna tutvustan peibutist, mis minu arvates on meie valikus kõige alahinnatum. Ja see saab olema Pronympha. Pronympha leiate sellistest purkidest, nagu kõik teisedki Trout-seeria peibutised. Need on saadaval sellistes pakendites, kui Pronympha on saadaval 18 suuruses. See on Trout-seeria kõige väiksem peibutis. Sellises purgis leiate lausa 15 meie seiklust. Tänu sellele saate tegelikult ühe purgi ostmisega terve päeva kala püüda ja sellest jätkub teile isegi kauemaks. Nagu kõik Troll-seeria peibutised, leiate selle 4 erinevas lõhnaversioonis. Küüslauk, grill, juust ning lõhnatu versioon. Meie valikus ootab teid 20 püügikindlat, järeleproovitud ja hoolikalt viimistletud värvitooni. Aga kohe näitan teile kõike ja selgitan, kuidas nümfiga õigesti ümber käia. Ja siin on mul juba nümf pakendist välja võetud. Tegelikult mõõdame need 18 sellest kohast, kuhu me oma konksu kinnitame, kuni siin lõppeva põhikehani. Kõik jalad ja käed on märgatavalt pikemad. Ja see sööt on just nimelt nende peal. Pisiasjad, mis on kogu tema töö aluseks. See on peibutus, mida tasub üle kaaluda, mida ma selle all mõtlen. Siin võib julgelt kasutada 1 või 2 grammiseid pead ja tänu sellele kergelt jigitades kergelt. Tõmmates õrnalt ridva otsaga, me ahvatame rünnakule. Tõesti isegi kõige passiivsemad kalad meie püügikohas. Lisaks, kuigi see on tõesti väike peibutus, tuletan meelde, et meie materjal on uskumatult vastupidav ja veniv. Siin ei ole mingit võimalust, et see esimese parema kalaga kokkupuutel katki läheks. Tegelikult piisab ühest peibutusest julgelt mitme kala jaoks ja see jääb kogu aeg tõhusaks. Töötas ja meelitas kalu ründama. Kohe näitan teile selle peibutuse tööd, aga kõigepealt, kuidas seda varustada. Siin on mul wolframist pea, üsna raske, kuigi tegelikult võib siin kasutada kindlasti. Raskemaid kalibreid. See kaalub umbes grammi. Konks on üsna lühike. Torkame selle läbi algusest ehk kohast, kus need jalad parasjagu puuduvad. Püüame, et konks tuleks tegelikult välja täitsa lõpus. Meie kiusatus. Ja vaata, kui lahe see välja näeb. Nii näeb välja õigesti varustatud peibutus ja tänu sellele saame seda vees tõhusalt juhtida. Vaadake ise, kuidas see käitub isegi kõige õrnema ridvaliigutuse peale. Juba akvaariumis. Ja nagu nägite, just nii töötab Pronymf. Väga hea peibutus, kui tahame ligi pääseda tõeliselt loojult forellidele. Pole vahet, kas on talv, kevad, suveperiood või suvi ise. See peibutus töötab tegelikult kogu forellipüügi hooaja jooksul väga hästi. Kui vajate rohkem teavet selle kohta, milliseid konksusid kasutada või millist raskust sellise peibutise puhul valida, siis kindlasti külastage meie veebilehte libralurse.com. Seal ootab teid alati ajakohane kataloog, kus me kirjeldame ja anname nõu. Mitte ainult selle kohta, kuidas varustada, ehk milliseid konksusid ja raskusi näiteks kasutada. Vaid kirjeldame ka lühidalt, kuidas antud peibutist võib kasutada. Loodan, et teile meeldis. Kui jah, siis kindlasti pange sellele kanalile like, jätke tellimus ja kommentaar. Samuti kutsun teid meie Facebooki, Instagrami, TikToki ja Xi kontodele. Kui soovite rohkem sellist tüüpi materjale, andke meile ka sellest teada. Ja siit kohast oled sa läinud. Kutsun vaatama järgmist videot. Hoolitse enda eest, nägemist!